Ja kuumade tangorütmide juurest me läheme väga coolide Eesti meeste juurde. Tere hommikust ja tere tulemast 5-. Servus. Muide, kui suured tantsulõvid teie olete, kui praegu me nägime, kuidas tantsitakse ikka tõelist Argentiina tangot, siis kuidas teie ennast tantsuplatsil tunnete? Lava peal tantsime kogu aeg. Kas ilma puuluubita ka? Ja meil on igalühel on, ma arvan, meil oma stiil. Omad liigutused. Mida ma oskan ka jäljendada. Siis ma olen 10 aastat teinud. No täpselt nii 10-aastaseks te olete saanud, et kas te olete selle aega suureks kasvanud? Suuremaks. Suuremaks pigem, jah. Ja mina olen väga täiskasvanu juba. Aga kuna te ei ole meedia suhtes nagu eriti sõbralikud olnud, et väga palju intervjuusid te just nagu ei jaga ja endast väga ei räägi, mis elu te seal prillide taga elate. Ei küsi tegelikult. Te olete jäänud suureks mõistatuseks. Oleme igal pool praegu. On hea, kõik on telekar on täis. Aga siiski me pöördusime teie sõprade poole, teie lähedaste inimeste poole, kes teid tegelikult tunnevad. Ja palusime, et nad esitaksid mõned küsimused teile. Et äkki siis meie saame niimoodi 10. sünnipäeva puhul ka teist nagu rohkem teada. Okei. No katsetame. Ootusärevus on suur. Esimene küsimus tuleb siis selliselt inimeselt. Oi, Et küsimus tuleb Tallinna bussijaamast ja otse spordist. Et nagu ma aru saan, et 5- on ju selles mõttes spordibänd, et see alguse Võsult ja Muna mängimisest. Ja Karl mängis päris hästi korvpalli. Mu isa mängis juba päris hästi korvpalli. Et mitu vabaviset 10 praegu teil sisse läheb. Et Eesti koondise protsent Euroopa meistrivõistlust oli 60. Et kuidas teil sellega? Väga hea küsimus. See oli siis sinu armas isa? Minu isa, jaa. Ja Munamängu all siis mõistab tema mängu nimega 5-, mis on meie bändi nimi, see nimi tuligi sellest, et kui me esimese laule tegime, siis mina rõdu peal ja neid kokku paneme, siis teised poisid all loopisid korvpalliga 5- ja sellest tuli bändi nimi. See 60% Eesti koondise puhul on mõnest väärmiselt kehv tulemus, sest vabavisked peaks minema ikka 85% sisse või niimoodi, et 8-90 profimängija tasemel kindlasti. Shaquille O'Neal ei visanud mingi 40. Shaquille O'Neal, no see oli oluline, kui sul tsenter paneb mööda, ülejäänud võistkond peaks ikka ära panema. Aga ma arvan, praegu mul oleks mingi kõige paremal juhul 50. Ma arvan, me just viskasime Võsul. Väga halb oli. Ma viskan 1. Paneme ka pooled äkki. Arvad, et paned pooled ära? Ma panen pooled. Päris kehva, ma usun mind, millal nüüd. Ma selle 60% teen kindlasti täis. Aga paneme vahele 5 ja hakkame... Paneme 5 vahele, kes paneb lähemale. 10 üks sisse ja kotti. Tšau, 5-. Minu küsimus on selline, et selle 10 aasta jooksul, mida te kõige rohkem kahetsete? Olgu see projekt, laul, kontsert, koostöö, valik on lai. Ja teine küsimus on see, et kas suurel juubelikontserdil saan ka mina teiega paaris tõukeid laulda või on see laualt maas? Vastab teisele küsimusena kõigepealt. Ma arvan, et saab ikka. Ikka muidugi oodatud. See on huvitav asi, et vahepeal läheb täitsa meelest ära, et see kind of ei ole meie laul tegelikult. Lihtsalt tahan öelda remargi korras, kas see laul tegi teid omamoodi parketi kõlblikuks, et see oli see lugu, mis kõlas ju vabariigi aastapäeva vastuvõtul aasta 2022. Seda on kusjuures siiamaani uskumatu mõelda, et see kõlaski päriselt. Ta spordilaul on ikka nagu spordilaul. Tuli pärast alukaid vist tegi, nagu Universaliga esimene toode oli see selline. Oli spordilaul see, jah? Tegelikult spordilaul, paaris tõukeid. Alati nagu 2 tähe. Ei, nad oli nagu talvelaul. Kas president Kaljulaid istus üksinda seal? Me tegime ainult talle. Aga esimene küsimus, mis seal nüüd siis oli, et kas midagi kahetsed ka? Jaanid. Ei, mis sa ikka kahetsed sellest Jaanist? Ega liiga hullult midagi ei ole nagu väga mõtet. Või no see võib-olla nagu mingi algusaja rahadega oleks võinud olla nagu natuke nutikam, oleks võinud krüptost rohkem, aga ma ei tea. Mulle tundub, et kõikidest nendest asjadest, millest me oleme või kõik need momendid, mis me oleme nii-öelda pange pannud või kus on midagi nagu häbiväärselt juhtunud, siis eks me nagu sellest oleme õppinud ka ja et ilma selleta, see käib kõik selle folkloori juurde. Nii, järgmine küsimus. Tšau, 5-kad, armastan teid väga. Mul on teile üks küsimus seoses selle vana igava teemaga meie Nartsi loo Eurovisiooni 20. kohal. Kas on teil mingit ideed kõigil teil eraldi, mida võiks nüüd tagantjärele vaadata selle loo kohta, mis võiks seal olla juures või ära või teisiti või mis iganes mingit ideed, et see koht lauluvõistlusel oleks olnud parem? Jaa, ma oleks teinud niimoodi, et ma oleks teinud selle ülirotti. Ma oleks teinud niimoodi, et see asi oleks maksnud nagu 0 eurot ja ma oleks nagu rõhunud selle peale,
sest kuna seal oli põhimõtteliselt kogu see lugu räägib sellest, et meil ei ole raha nagu narksi teha, mingi siuke nagu alatoon käis sealt ka läbi kõikidest nendest kihtidest, siis ma oleks teinud selle, et see olekski olnud nagu kõige vaesem ja kõige nagu odavam Eurovisiooni show, mis on elu sees olnud. See on täitsa okei mõte. Aga samas tulevad need Portugali hellad lauljad ja laulavad lihtsalt ongi ilma igasuguse uhkelduseta ja võidavad ära. Meil oli see, et me saime selle nagu visuaali, kuidas öelda, korralduse taha saime enda küüned liiga hilja, ise olime ka vist lollid ja siis jäid nagu osad ideed, mis oleks suurejoonelismaks seda teinud tegemata. Mina ei ole näiteks oma salmiga seal lindistus üldse rahul. Võiks ta ümber teha nii, nagu ma teen praegu lava peal, ikka täiesti kõrist ja nagu hinges seda. Aga siis ma kuidagi niimoodi inisesin seda. Aga kokkuvõttelt ma võin arvata, et tagantjärele on alati hea nagu mõelda, et siis sa tead, mis koha me saime ja... Te saite siis 20. koha, 26 osalesid seal. Saime finaali ja ühe poolfinaali 4. olime äkki vist isegi või 6. jah. Nii et Eesti rahva selles mõttes me vedasime kogu karussellist läbi, et täiesti nagu võsa ei pandud. Ja kui võtta ainult telefoni hääletuste tulemused, siis me olime mingid 11. äkki isegi. No näed. Aga näed, see näitab ka seda, et me oleme inimeste lemmikud, kes ei usalda e-hääletust. Selle teemani jõudes. Räägime poliitikast. Meil on küsimusi veel. Tere armsad 5 poisid. Suured õnnesoovid teile 10. tegutsemisaasta puhul. See on üks igati väärikas number ühele bändile ja vaatasin siin oma ajalöörikutest järgi, et tervelt 6 aasta jooksul siis sellest 10 olete te oma muusikat välja andnud Universali lipu alt. Ja nende aastate sisse mahub oma jagu. Olgu see siis Võsu rannapaari Ibitsaks muutmine, Almaga aastavahetuse vastuvõtmine Õnne 13 seriaalis, eraldi koomiksi maailma loomine, mille esitluse käigus me vist panime põlema ühe Apollo kinosaali. Nii et minu küsimus võib-olla olekski, et kõigile nendele aastatele tagasi vaadates, mis teile endale tundub, et on olnud kõige naljakam või ajuvabam asi, mis on ära tehtud, mida meenutades siiamaani tuleb väike muie suunurka ja südamelt läheb soojaks, et see kukkus küll ägedalt välja. Arvan, see Õnne 13 on üks pretendentidest. Mulle tuli mingi 4 kuud tagasi järsku laks mitte kuskilt meelde, siis täitsa kurat, et me käisime Õnne 13 vaat. Siis näed, sall kaelas, lohvakas. Me olime Alma unenäos. Ära spoili ära. Sul oli põhimõtteliselt keegi pole vaatanud. Ma olin ikka peaosaline seal. Mulle kohe seal Ülle istus sülle ja minu mõttes on uskumatu see, et me selle koomiksi tegelikult kokku saime lõpuks nagu, me seda ei joonistanud selles mõttes, aga nagu, et see storyline ja kõik see lõpuks on kuidagi nagu alguses, kui me alustasime sellega, siis see tundus nii abstraktne ja nii suur nagu tükk. Ja kuidas me seda siis kuidagi online'is ja... Vaata jupi kaupa, 10-15 tundi vestlusõhtuid on ju ja siis sai nagu see süžee välja mõeldud, mis on nagu päris äge. See koomiksi video oli ka päris hull, see oli mingisugune terve suvi tüübid tegid seda, see oli päris suur. Meil on küsijaid veel. Eesti ja tänaseks ilmselt kogu terve maailm tegelikult tunneb teid ju mõistlikkuse etalonidena. Aga mis on kõige tobedam asi, mille pärast te olete omavahel tülli läinud? Ei tea, kas see on Holgeri teledebüüt või? Holger on teile kes täpsemalt? Hea sõber, aga nüüd ka Länkari äripartner. Meil on 3 päeva tülis, sellepärast, et nad ei suutnud öösel koju jalutades nagu ära otsustada, kas Tallinna sadamas puhub tuuri. Kes omavahel läks? Kohver ja Väoga? Ei, no meil oli mingisugune... Ma lähen emotsionaalselt selle päevakorda tagasi praegu. Me olid ajad. See oli päris ammu. Pada oli veel alles. Padas pidu lõppes ja siis mõtlesin, et midagi võiks veel teha, et võtaksid nagu mingi Tšibilipski kaasa ja läks istuks kuskile. Siis me pakkusin välja, et lähme sadamas. Laevad ja mereõhk teeb vabaks ja kõik see värk. Siis sadamas on tuuline. Siis ma mõtlen, et täna ei ole nagu tuuline. Ongi tuuline. Ja siis me läksime nii tülli, et mul oli nagu saadav, tuulid. 3 päeva ei rääkinud. See asi lahenes. See sadamas ei olnud tuult, no. See lahenes niimoodi, et me kirjutasime üksteisele vist vabandavad e-mailid. Hea Kristjan, 22. aastal me käisime koos ühel reisil, nimelt ühel jalkareisil. Ja ma tahan sult küsida, et kas sa mäletad, mis oli see mäng, mille me koos rongis teel Mainzist Dortmundi välja mõtlesime. Kindlasti vaatajad huvitab. Tervitan. Ma mõtlesin, et mis mäng, mida me läksime vaatama. See mäng oli väga oluline. Dortmund, Schalke ja Marko Reus sai vigastada enne, kui me jõudsime staadionile.
Mukoko lõi värava veel 1-0 jäi. Ja see mäng, mida me rongis mängisime Mainzist siis Dortmundis, raudtee läheb niimoodi, et see läheb mööda Raini jõe kaldal ja Raini jõe ümber on siis mingid künkad ja küngaste otsas on lossid. Põhimõtteliselt nagu kogu aeg, nii kui sõidad, näed lossi. Ja siis meie mäng oli see, et nii kui järgmine loss tuleb, siis peab võtma. Ja ainult lossi tuligi. Ja ainult lossi tuligi ja siis mingi moment me nagu ei jaksanud enam ja siis kõrvalt nagu mingi saksa mutt oli. Schloss. See oli see, kuhu te jõudsite poole pealt? Ja, me mõtlesime, me teeme Duisburgis teeme õlle. Et meil on 2 rongi vahel on aega. Tekkis see probleem ka. Tekkis see probleem, et see mäng, tänu sellele mängule sai rongis Jäägermeister otsa. See bändi pidamine on teil üsna tervist kahjustav ikkagi olnud läbi. Ei, no selles mõttes, et me ikkagi nagu oma kardio saame laval kätte. Tervis on ka oluline. Lõpuks oleme nullis oma. Spordikellaga mõõtnud küll, see on mingi 70% päevasest aktiivsusest ja pulsi lööb väga lakke. Et kui tund aega seal kargad selles mõttes kõvasti, et see on ikka kõva trenni eest, pärast läbi märg ja nalja, jah. Nii. Genito. Oba! Ma küsin siis kottide käest võib-olla niiviisi, et kuidas on elu prillide taga. Tervitan ka poissesid ja Anu sulle ka kõike head. Kennet pani meid riidesse nii näiteks. Kenneti fitid on meil kõigil seljas praegu. Mis on elu prillide taga? Eredam on ja siuke... Päike paistab silmu, kui päike on, jah. Te saate aru küll, mida Kennet tegelikult mõtleb, eks ju? Ei saa, on vaja täpsustusi meil peale. Et tegelikult see, kuidas te oma eraelu olete kaitsnud ja oma identiteeti tegelikult nende prillide taga, nende nimede taga on muljet avaldav. Et on see nagu teadlik olnud algusest peale või see lihtsalt kujunes ühel hetkel niimoodi? Algusest peale ta oli vist teadlik nagu selles mõttes, et me ei tahtnud päris oma silmadega neid laulukesi ette kanda. Mulle meeldisid mingid esimesed variandid, mis läbi käisid. Sul oli vist kiiver täitsa, full face helmet oli mingil hetkel oli variant. Minul olid suusaprillid olid kõigepealt. See röövlise mask oli üks variant. Aga elu jah, selles mõttes, et elu prillide taga. Läheb täiskasvanu liikumaks. Viimane küsimus. Tšau kutid, palju õnne 10 tegutsemisaasta puhul. Mul on mega hea tõdeda seda, et teid ei ole võimalik mitte kellegagi mitte kunagi võrrelda, sest et te olete eranditult alati teinud oma asja. See on haruldane nähtus, eriti Eesti muusikamaailmas. Seega minu küsimus teile oleks järgmine. Kuhu edasi? Kuhu vaadis? Sina ütlesid viimati, et sul on pliiatsiga üles kirjutatud bändile tegevusi aasta 2027 lõpuni või? Ja hetkel on jah siuke, kus on... Näitad meile ka seda... Eks ma jaokaupa avaldan selles mõttes, et ei tahaks nagu korrata neid asju, mida oled teinud juba. Muusikaga on nagu nii, et nii kaua kuni kokku mingit pinget on talle peale panema. Kui on lõbus, tore, nokitsid mingid asja kallal, ei ole mitte mingit sundlust meil toota mingisugune number 1 hitt või asi või mis iganes. Kõik asjad on niikuinii nagu selles mõttes ära tehtud. Nii et kui endal on tore, et tuleb mingi idee. Kas praegu on tore? Väga tore on. Väga tore on. Vähe saame nagu selles mõttes loominguliselt kokku, ütleme nii. Väga küll jõuab sedagi. Jaanuaris. Jah, meil on mingid plaanid, millega me peame tegelema hakkama. Et siis kindlasti näeme rohkem uuest aastat. Väga tore on jätkuvalt. Täna hommikul te laulate verivärsket laulu, tooge 5 minni tagasi. Vana 5 minni. Vana 5 minni tagasi, täpselt nii. See on sellepärast YouTube'is vaata kõik need, mina arvan, need on, ma ei tea, kes need on, aga ütlevad, tooge vana 5 minni tagasi, pange see jura kinni, vaata see raadiosõbralik mingi jura. Siis nad tahavadki, tooge see vana 5 minni tagasi. Kas teie tahate seda vanat 5 minni tagasi? Ei, see on väga lahe, et meil oli siuke aeg. Absoluutselt kõige nagu tagasi vaadates ei tunne nagu mingit häbi või midagi. See kõik oli minu meelest väga lahe asi, mis me tegime. Siis leiame mingi uue asja, viskame ennast natuke tundmatus kohas vette, katsetame mingit teist žanrit. Sa mõtled kantrit, eks ole? No mis iganes. Viimase paari laulu. Aga kusjuures mul on siuke tunne nagu, et mõnes mõttes me oleme nagu ringiga tagasi kuidagi samas kohas alguses, et meil ei ole kuidagi ettekirjutust, et me peame tootma midagi õudselt olulist, nagu vabadust teha, mida sa mõnes mõttes täiesti tahad, mida kingi haldab. Et see on nagu tore. Tegelikult vahepeal oli see aeg, kus me mõtlesime kogu aeg selle peale, et see järgmine lugu, mille me välja anname, peab olema ikkagi hitt. Peab olema hitt, aga me suutsime teha aastaid järjest, mis on nagu kihvt, ikka iga aasta põhimõtteliselt 2 tükki nagu raudpolt kindlalt alati number 1 lööb, mis on siiamaani mind nagu lööb täiesti pahviks, et ta niimoodi ise seal
karusselli seest väga ei saanud aru, kuidas need asjad nagu kuidagi järsku sündisid ja kokku said ja siis tehti videod ja värki. Ma mäletan mingit hetki, kus Spotify top 20 olid, meie lood oligi mingisugune a la 11 või 12 lugu. Ja nüüd on triibu vasta. Nüüd on triibu vasta, jah. Ei, aga see uus lugu teil ka, mis neilpäevil välja tuli, lendab üsna kõrgelt tõenäoliselt. Siin te laulate küll sellest, et... Ei tea. Mis kõrgelt selline rahulik. Kui lendab on väga hästi, aga ta ei ole kindlasti selle eesmärgiga ja selle pingega tehtud. Mis pingega see tehtud on? Et selles mõttes selle video näinud. Kas see video on tehtud teie selles Võsu... Jah, seal õiges päris kohas. Selles õiges. Kus on kõik teie preemiad ja kus te mängite, kus on kõik teie fännistaff ja... Ma arvan, et see lugu ja see video on kindlasti nagu meile isiklikum ja meile nagu olulisem, kui ta on võib-olla kuulajale. Et siuke natuke, kui me käisime filmimas seda ja nägime kogu seda manti, mis meil kaasas oli, siis see nostalgia laks käis ikkagi. Kui ma seda videot esimest korda nägin, siis ma ikka härdaks. Vaata, kui tore on see hoordimine, ma ei tea, eesti keeles on seda see mingi hoordimine selles mõttes nagu haiglane kogumine või? Et kui lõppkokkuvõttes on sellest kasu, et nagu sentimentaalne, et ma saan lõpuks kõik selle jura tuua, vaata sinna ja näed, ja siis hakkad meenutama, leiad selle käepaela, siuke üritus oli ja leiad selle mingisuguse... Ma ütlesin teile, et gitarimedikale toodeti või mingi rämmar starterpurgi või mingi särgi kuskilt jalkameeskonnalt, et selles mõttes on väga äge. Aga viimast paar lugu me küll ei ole teinud nii, et ma ei tea, peoräpp, vaid kuidagi nagu nendime kohta, kus me ise tähenduslikult võib-olla oleme või midagi sellist. Sa vist oled Kohver öelnud, et see Vanad noormehed on lugu, mis sulle endale väga meeldib. Ja, minu meelest see on väga armas lugu. Ja väga nunnu oli teha seda. Väga nunnu, et te täna hommikul meil külas olete. Ja palju õnne teile 10. sünnipäevaks ja väga head algavat uut aastat ka siis. Aga nüüd tõepoolest meil on suur au ja rõõm. Ma saan, et pill on sul käes olnud, sul on nagu näpud ikkagi soojaks mängitud. Aitäh teile veel kord. Ja suur aitäh teile, et te meid vaatasite. Head aasta lõppu, uuel aastal kohtume taas, aga tõepoolest meie saadet, meie seda aastat jääb lõpetama 5 miinust.